19. juuni hommikul 1940. aastal, kui Punaarmee tankid juba veeresid üle Eesti piiri, istus üks mees Pärnu rannaäärses kohvikus ja luges prantsuse luulet. Johannes Vares, linna kõige jõukam naistearst, kandis valget linast ülikonda ja suitsetas Prantsusmaa sigaretti, mille hind võrdus tavalise töölise nädalapalgaga. Ta ei teadnud veel, et 2 päeva pärast muutub tema nimi sünonüümiks reetmisele. Aga keegi teine teadis. Leningradi parteibossi Andrei Ždanovi kabinetis oli juba valmis nimekiri meestest, kes pidid muutuma Eesti iseseisvuse matuse korraldajateks. Ja selle nimekirja tipus seisis nimi Vares. Mitte sellepärast, et ta oleks olnud kommunist. Vaid täpselt vastupidi, sest ta ei olnud. Sest tema nägu rahustas. Sest tema Vabadusristi orden oli parim mask, mida Moskva võis Eesti rahva ette tõmmata. Aga miks valis Jossif Stalini parem käsi just selle mehe? Mees, kes ei kuulunud isegi parteisse. Mees, kes elas nagu kodanlik tändi ja kirjutas romantilisi luuletusi. Vastus peitub ühes lauses, mille Ždanov ütles oma abilisele samal päeval: rahvas peab nägema oma inimest. Siis nad ei märka, kuidas me neile käerauad kätte paneme. 2 päeva hiljem, 21. juunil, kui Tallinna tänavatel kõndisid juba Nõukogude sõdurid ja Vabaduse väljakul lauldi Internatsionaali, istus Johannes Vares teises kohvikus, seekord mitte Pärnus, vaid Tallinnas, Pikk tänavas number 19. See oli Nõukogude Liidu saatkonna hoone. Teda ei kutsutud sinna kohvi peale. Teda kutsuti sinna saama käsku. Andrei Ždanov, mees, kelle käed olid juba määrdunud Leningradi puhastuste verest, istus laua taga ja lükkas Varese poole paberilehe. Teie valitsus, ütles ta. Vares vaatas nimekirja. Seal ei olnud ühtegi tuntud kommunisti. Seal olid haritlased, vasakpoolsed intellektuaalid, inimesed, keda Eesti ühiskond tunneb ja austab. Vares tundis kergendust. Ta mõtles, see pole ju punane terror. See on kompromiss. Autonoomia. Nagu Mongoolia. Ta ei mõistnud veel, et Mongoolia oli täpselt see, mida Moskva tahtis, et ta mõtleks. Vares püüdis nimekirja muuta. Ta tahtis sinna rohkem oma inimesi, rohkem mõõdukaid. Ždanov kuulas vaikselt, noogutas, võttis punase pliiatsi ja tõmmas Varese ettepanekute peale ühe jämeda kriipsu. Nii, ütles ta. Homme lähete raadiojaamia ja teatate rahvale, et olete nende uus peaminister. Vares istus seal, valges ülikonnas, mis oli nüüd higine, ja mõistis, et ta pole enam arst ega luuletaja. Ta on nüüd nukk. Aga kas ta mõistis ka, et see nukk ripub nööridel, mis viivad otse Kremli? President Konstantin Päts istus Kadrioru lossis ja hoidis käes sulge. Tema ees lebas dokument Johannes Vares Barbaruse valitsuse ametisse nimetamise otsus. Väljaspool akent seisid Punaarmee tankid. Mitte kaugel, mitte varjatult otse lossi väravas, nagu meeldetuletus. Päts teadis, et kui ta ei kirjuta alla, siis homme hommikul ei ole enam Eesti Vabariiki. Aga kui ta kirjutab alla, siis on Eesti Vabariik veel olemas paberil, aga mitte enam tegelikkuses. Ta mõtles oma eluajale. Kuidas ta oli aidanud luua seda riiki? Kuidas ta oli näinud esimest sinist musta-valget lippu lehvimas Toompea tornis? Kuidas ta oli uskunud, et väike rahvas võib olla vaba? Nüüd pidi ta allkirjastama selle vabaduse surmaotsuse. Aga ta ütles endale, kui ma kirjutan alla, siis vähemalt ei tule verd. Vähemalt jääb rahvas ellu. Ta ei teadnud veel, et aasta pärast hakkavad veised vedama tuhandeid peresid Siberi jäätunud metsadesse. Ta ei teadnud, et tema enda saatus on surm võõral maal, Tveri psühhiaatriahaiglas, kus teda hoitakse nagu looma. Aga sel hetkel, 21. juunil 1940. aastal, ta lootis. Ja ta kirjutas alla. Ja Johannes Vares sai Eesti peaministriks. Aga kes oli see mees tegelikult? Mees, kelle nimi pidi muutuma needuse sõnaks. Kui me vaatame tema elulugu enne seda saatuslikku juunit, siis me näeme kedagi hoopis teist. Johannes Vares sündis 1890. aastal Heimtalis, väikeses kohas, kus inimesed rääkisid eesti keelt ja uskusid, et nende lapsed võivad ühel päeval elada vabas riigis. Vares õppis arstiks, võitles Vabadussõjas ja sai Vabadusristi ordeni, kõrgeima autasu, mida Eesti Vabariik võis anda. Ta asus elama Pärnusse, kus ta sai linna kõige edukamaks naistearstiks.
Tema patsiendid olid rikaste perekondade naised, kes maksid hästi ja usaldasid teda täielikult. Vares teenis raha, mida ta ei osanud kulutada. Ta ostis uhke korteri, kus seinad olid kaetud raamatutega prantsuse, saksa ja vene keeles. Ta ostis auto harulduse tollases Eestis. Ta käis restoranides, kus ühe õhtusöögi hind võrdus töölise kuupalgaga. Aga ta ei olnud lihtsalt rikas. Ta oli ka luuletaja. Tema kirjaniku nimi oli Barbar Metslane. Irooniliselt, sest Vares ei olnud midagi vähem kui metslane. Ta oli rafineeritud, haritud, peenelt riietatud mees, kes armastas kunsti ja kultuuri. Ta kirjutas luuletusi, mis rääkisid armastusest, loodusest, igatsusest millegi kõrgema järele. Aga ta kirjutas ka luuletusi, mis rääkisid sotsiaalsest ebaõiglusest. Ja see oli tema saatus. Sest keegi Moskvas luges neid luuletusi ja mõtles, see mees on kasulik. Vares ei olnud kunagi kommunist. Ta ei kuulunud Eestimaa kommunistlikku parteisse. Ta ei osalenud salajastes koosolekutes ega jaganud lendlehti. Aga ta oli vasakpoolne. Ta uskus, et ühiskond peab olema õiglasem. Et töölised peavad saama paremat palka. Et haridus peab olema kõigile kättesaadav. Need olid ilusad mõtted. Aga Moskva ei hoolinud ilusatest mõtetest. Moskva vajas ilusat nägu. Ja Vares oli ideaalne. Kujutage ette, Eesti rahvas kuuleb raadios, et uus peaminister on Johannes Vares-Barbarus. Vabadussõja veteran. Vabadusristi kavaler. Lugupeetud arst. Luuletaja. Inimesed mõtlevad, kui tema on eesotsas, siis ei saa asjad nii hullud olla. Tema ju kaitseb meid. See oli Ždanovi geniaalsus. Mitte panna võimule kommuniste, keda kõik kardavad, vaid panna võimule inimesi, keda kõik usaldavad. Ja siis kasutada neid usaldust kui uimastavat ainet, mis laseb rahval magada, kuni käerauad on juba randmel. Aga kas Vares ise mõistis, et teda kasutatakse? Või uskus ta siiralt, et suudab midagi muuta? 21. juunil, kui Vares astus raadiomikrofoni ette ja teatas, et on nüüd Eesti peaminister, oli tema hääl rahulik. Ta rääkis rahvale, et uus valitsus kaitseb Eesti huve. Et koostöö Nõukogude Liiduga toob rahu ja stabiilsuse. Et keegi ei pea kartma. Tuhanded inimesed kuulasid teda oma kodudes ja paljud hingesid kergendatult. Vares, mõtlesid nad. Meie Vares. Vabadussõja kangelane. Tema ei reeda meid. Aga Tallinnas, Nõukogude saatkonnas, istus Andrei Ždanov ja naeratas. Ta teadis, et Vares on just teinud täpselt seda, mida temalt oodati. Ta oli rahusti. Ta oli uimastitablett, mis pidi Eesti rahva une sisse jätma, kuni hommikul ärgates on juba hilja. Ja Ždanov teadis ka midagi muud. Ta teadis, et Vares on naiivne. Et Vares usub siiralt, et suudab säilitada Eesti autonoomia. Et Vares kujutab ette, et Eesti saab olla nagu Mongoolia, formaalselt iseseisev, aga sõbralik Moskvaga. Ždanov oli näinud selliseid mehi varem. Leningradis, Ukrainas, Valgevenes. Mehi, kes uskusid, et nad suudavad mängida Staliniga kaarte ja võita. Kõik nad olid nüüd surnud. Aga Vares ei teadnud seda. Veel mitte. Varese valitsus kestis ainult mõned nädalad. Aga need nädalad olid piisavad, et hävitada Eesti Vabariik. 21. juulil, täpselt kuu aega pärast Varese ametisse nimetamist, toimusid valimised. Need ei olnud valimised. Need olid farss. Kandidaatide nimekirjad koostati Moskvas. Hääletus toimus avalikult ilma salajasuseta. Inimesed, kes ei läinud valima, märgiti üles. Inimesed, kes julgesid hääletada vastu, märgiti üles. Ja tulemus oli ette teada, 99,6% hääletas rahvakandidaatide poolt. Uus Riigivolikogu kogunes ja tegi otsuse, Eesti Vabariik lakkab olemast. Eesti muutub Eesti Nõukogude sotsialistlikuks vabariigiks ja palub vastuvõtmist Nõukogude Liitu. 6. augustil 1940. aastal võttis Nõukogude Liidu Ülemnõukogu selle palve vastu. Eesti oli kadunud kaardilt. Ja Johannes Vares, mees, kes oli pidanud olema päästja, oli muutunud matuse korraldajaks. Aga kas ta mõistis seda? Kas ta ärkas öösel higisena ja mõtles, mida ma olen teinud? Või uskus ta endiselt, et kõik läheb korda?
Varesest sai Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu presiidiumi esimees. Formaalselt oli ta riigipea. Aga tegelikkuses oli ta vang. Ta elas Kadrioru lossis, samas lossis, kus kunagi elas president Päts. Aga see loss ei olnud enam kodu. See oli kuldne puur. Varese telefonikõnesid kuulati pealt. Tema külalisi kontrolliti. Tema liikumisi jälgiti. Ta ei saanud minna kuhugi ilma loata. Ta ei saanud rääkida kellegagi ilma, et keegi kuulaks. Ta istus seal uhkes lossis, mille seinad olid kaetud kunstiga ja mõistis, et ta on üksinda. Tema vanad sõbrad Pärnust ei helistanud enam. Mõned olid juba arreteeritud. Teised kartsid. Tema patsiendid, rikaste perekondade naised, keda ta oli kunagi ravinud, vaatasid nüüd mööda, kui ta tänaval kõndis. Tema luuletusi ei trükitud enam. Või kui trükiti, siis ainult neid, mis ülistasid Stalinit ja Nõukogude võimu. Vares istus oma kabinetis ja püüdis kirjutada. Aga sõnad ei tulnud. Või kui tulid, siis need olid tühjad, surnud sõnad, millel ei olnud hinge. Ta vaatas aknast välja ja nägi Kadrioru parki, kus lapsed mängisid. Aga need ei olnud enam samad lapsed. Need olid lapsed, kes õppisid koolis vene keelt ja laulsid Nõukogude hümne. Lapsed, kes ei teadnud enam, mis on Eesti Vabariik. Ja Vares mõistis, et tema käed on selles süüdi. Aga kõige hullem ei olnud üksindus. Kõige hullem oli see, et Vares pidi allkirjastama dokumente. Dokumente, mis saatsid inimesi surma. Küüditamisnimekirjad. Arreteerimiskäsud. Hukkamisotsused. Need dokumendid tulid tema lauale iga päev. Ja ta pidi allkirjastama. Sest kui ta ei allkirjasta, siis tema enda nimi läheb nimekirja. Ja ta teadis seda. Vares istus oma kabinetis ja vaatas neid nimesid. Mõned olid talle tuttavad. Endised kolleegid. Endised patsiendid. Inimesed, kellega ta oli kunagi istunud Pärnu kohvikutes ja rääkinud kunstist ja kirjandusest. Nüüd pidi ta saatma nad Siberisse. Või hullemasse kohta. Ta võttis sule ja kirjutas alla. Ja iga kord, kui ta kirjutas alla, suri midagi tema sees. Ta püüdis öelda endale, et tal ei ole valikut. Et kui tema ei allkirjasta, siis keegi teine allkirjastab. Et ta ei saa midagi muuta. Aga ta teadis, et see on vale. Ta teadis, et ta on kaasosaline. Ta teadis, et ajalugu ei andesta talle. Ja ta teadis, et ta ei andesta endale. 1940. aasta suvi muutus sügiseks, sügis muutus talveks. Eestis algas terror. Tuhanded inimesed arreteeriti. Tuhanded saadeti Siberisse. Perekonnad rebiti lahku. Lapsed jäeti orvuks. Vanad inimesed surid vankrites, mis vedasid neid ida poole. Ja Johannes Vares istus Kadrioru lossis ja kuulis nende karjeid oma unedes. Ta hakkas jooma. Mitte palju, aga piisavalt, et und saada. Aga uni ei tulnud. Või kui tuli, siis see oli täis nägemusi. Ta nägi Pärnu randa, kus ta kunagi kõndis valges ülikonnas. Aga nüüd oli rand täis surnukehi. Ta nägi oma endiseid patsiente, kes vaatasid teda süüdistavalt. Ta nägi Štanovi, kes naeratas ja ütles, sa tegid täpselt seda, mida ma tahtsin. Vares ärkas higisena ja mõistis, et ta ei pääse sellest kunagi. Et ta on neetud. Et tema nimi jääb ajalukku kui reeturi nimi. Ja ta ei teadnud, kuidas sellega elada. Aga siis tuli sõda. 1941. aastal tungis Saksamaa Nõukogude Liitu. Eesti okupeeriti uuesti, seekord sakslaste poolt. Vares põgenes koos Punaarmee ja Nõukogude võimuga Venemaale. Ta elas seal sõja ajal, kaugel rindest, kaugel surmast, aga mitte kaugel oma südametunnistusest. Ta püüdis kirjutada. Ta püüdis olla kasulik. Aga keegi ei vajanud teda enam. Ta oli kasutatud nukk, kelle nöörid olid nüüd lõigatud. 1944. aastal, kui Punaarmee tuli tagasi ja Eesti okupeeriti kolmandat korda, tuli ka Vares tagasi. Ta sai tagasi oma koha Ülemnõukogu presiidiumi esimehena. Aga see ei olnud enam au. See oli karistus. Sest nüüd hakkas uus terror. Uued küüditamised. Uued arreteerimised. Ja Vares pidi jälle allkirjastama. Jälle ja jälle ja jälle.
tema käed värisesid, kui ta võttis sule. Tema silmad olid tühjad, kui ta vaatas dokumente. Ta oli elusurnud. Kõndiv laip, kes ootas ainult, millal teda lõpuks maha maetakse. Ja siis 1946. aastal hakkas NKVD, mis oli nüüd ümber nimetatud MVD-ks, Varest töötlema. Teda kutsuti üle kuulamisele. Talle esitati küsimusi tema mineviku kohta. Miks ta võitles vabadussõjas? Miks ta sai vabadusristi? Kas ta oli kodanlik natsionalist? Kas ta oli seotud rahvavaenlastega? Vares istus seal, väikeses ruumis, kus lagi oli madal ja õhk oli raske ja mõistis, et see on lõpp. Ta teadis, kuidas see läheb. Esmalt küsimused. Siis süüdistused. Siis tunnistus, mille ta peab allkirjastama. Ja siis Siberis või hullem. Ta mõtles oma abikaasale Emiliele. Ta mõtles, mis saab temast. Ta teadis, et kui tema arreteeritakse, siis ka tema arreteeritakse. Ja ta ei suutnud seda taluda. Ta ei suutnud taluda mõtet, et naine, keda ta armastas, peab kannatama tema pattude eest. Ja ta tegi otsuse. 29. novembril 1946. aastal, külmal ja pimedal õhtul, läks Johannes Vares Kadrioru lossi vannituppa. Ta võttis kaasa püstoli, 7,65 mm kaliibriga relva, mille ta oli kunagi saanud vabadussõjas. Ta vaatas peeglisse. Ta nägi seal vana meest, kelle nägu oli kõhn ja kelle silmad olid surnud. Ta ei näinud enam Pärnu tändit, kes kandis valget ülikonda ja luges prantsuse luulet. Ta nägi reeturit. Ta nägi meest, kes müüs oma riigi. Meest, kes saatis tuhanded inimesed surma. Meest, kelle nimi jääb ajalukku needusena. Ja ta tõstis püstoli. Ta ei mõelnud enam Ždanovile. Ta ei mõelnud enam Stalinile. Ta ei mõelnud enam Eestile. Ta mõtles ainult ühte, lõpuks on see läbi. Ja ta vajutas päästikule. Kuul läbis tema rinna. Ta kukkus vannitoa põrandale. Veri voolas aeglaselt, segunesid veega, mis tilkus kraanist. Ja Johannes Vares Barbarus suri. Üksinda, meeleheitel, vihatud ja unustatud. Aga lugu ei lõppenud seal. 3 kuud hiljem, 3. märtsil 1947. aastal, võttis Emilie Vares mürki ja sooritas samuti enesetapu. Teda oli üle kuulatud. Teda oli hirmutatud. Teda oli murtud. Ja ta ei suutnud elada ilma meheta, kes oli olnud tema kõik. Nõukogude võim püüdis varjata Varese enesetappu. Ametlikult teatatakse, et ta suri lühikese ja raske haiguse tagajärjel. Aga tõde ei saa igavesti varjata. Arhiivid avanesid. Dokumendid leiti. Ja nüüd me teame. Me teame, et Johannes Vares ei olnud koletis. Ta oli naiivne, edev, poliitiliselt pime mees, keda kasutati kui tööriista. Aga see ei vabanda teda. Sest ta tegi valiku. Ta oleks võinud öelda ei. Ta oleks võinud keelduda. Ta oleks võinud põgeneda. Aga ta ei teinud seda. Ja tema valik tappis tuhanded inimesed. Ja lõpuks tappis see ka tema enda. Aga üks küsimus jääb. Küsimus, millele me ei tea kunagi täielikku vastust. Kas Andrei Ždanov teadis algusest peale, et Vares lõpetab nii? Kas ta valis Varese just sellepärast, et teadis, et see mees on liiga nõrk, et taluda seda, mida temalt nõutakse? Kas Varese traagiline lõpp oli osa plaanist, viis, kuidas Moskva võis hiljem öelda, vaadake, isegi tema enda südametunnistus ei andestanud talle? Me ei tea. Aga me teame ühte. Me teame, et Ždanov elas veel 2 aastat pärast Varese surma. Ta suri 1948. aastal Moskvas südamerabanduse tagajärjel. Mõned ütlevad, et Stalin laskis ta maha. Teised ütlevad, et see oli lihtsalt haigus. Aga ükskõik, mis oli põhjus, Ždanov suri oma voodis, mitte vannitoa põrandal. Ta suri võimul, mitte häbis. Ja see on erinevus 2 mehe vahel. Üks oli ohver, kes sai tapjaks. Teine oli tapja, kes jäi lõpuni külmaks. Aga kumma käed on verisemad? Kas seda, kes tappis oma käega? Või seda, kes käskis teistel tappa? Kadrioru lossi arhiivides, mida avati alles 1993. aastal, leiti üks dokument, mida keegi ei osanud otsida.
See oli meditsiiniline tellimus, dateeritud 18. juuliga 1940. aastal, täpselt 2 nädalat pärast võltsvalimisi, mis hävitasid Eesti Vabariigi. Tellimus oli koostatud Varese isikliku arsti poolt ja adresseeritud Moskva erihaiglale. Seal oli nimekiri ravimitest: luminal, veronal, morfiinisulfaat. Need ei olnud tavalised ravimid. Need olid unerohud, valuvaigistid, preparaadid, mida kasutatakse siis, kui inimene ei suuda enam magada. Kui ta ei suuda enam taluda valu, mis ei ole füüsiline, vaid hingeline. Dokumendi allservas oli märkus arsti käekirjas: patsient kurdab pidevat ärevust, unetus, südamepeksemist. Keeldub rääkimast põhjustest. See oli esimene märk. Esimene tõend sellest, et Johannes Vares hakkas lagunema juba siis, kui tema nimi oli veel ajakirjanduses kui rahva usalduse võitnud juht. Aga keegi ei märganud. Või keegi ei tahtnud märgata. Sest Moskva vajas teda veel. Vajas teda kui nägu, mis peab naeratama, kui taustal toimub tapatöö. Varese isiklik arst, doktor Karl Schlossmann, oli Saksa päritolu eestlane, kes oli töötanud Pärnu haiglas juba 30 aastat. Ta oli ravinud Varest juba enne sõda, kui Vares oli veel lihtsalt edukas naistearst, kes tuli vastuvõtule kord aastas kontrollimiseks. Schlossmann oli vaikne, diskreetne mees, kes ei rääkinud kunagi oma patsientide saladusi. Aga pärast Varese surma, kui Schlossmann ise oli juba põgenenud Rootsi ja elas Stockholmis väikeses korteris, andis ta ühe intervjuu. Ainsa intervjuu oma elus. See intervjuu salvestati magnetofonilindile ja hoiti Rootsi rahvusarhiivis kuni 2003. aastal, mil see avalikustati. Schlossmann rääkis seal asjadest, mis panevad südame seiskuma. Ta rääkis, kuidas Vares tuli tema juurde esimest korda pärast peaministriks saamist augustis 1940. Vares ei tulnud haigeks jäämise pärast. Ta tuli, sest ta ei suutnud enam hingata. Ta istus mu kabinetis, ütles Schlossmann lindile, tema hääl oli vana ja väsinud ja ta ütles mulle: Karl, ma näen neid iga öö. Ma näen nende nägusid. Inimesed, kelle nimesid ma allkirjastasin. Nad vaatavad mind ja küsivad, miks? Ja ma ei teadnud, mida talle vastata. Sest ma teadsin, et ta on õiguses. Ta oli tapnud neid. Mitte oma käega, aga oma allkirjaga. Schlossmann kirjutas talle retsepti. Unerohud, rahustid. Aga ta teadis, et need ei aita. Sest Varese haigus ei olnud kehas. See oli hinges. Ja hingele ei ole ravimit. Schlossmann rääkis, kuidas Vares hakkas tulema tema juurde üha sagedamini. Kord nädalas, siis 2 korda nädalas, siis peaaegu iga päev. Ta ei rääkinud enam poliitikast. Ta ei rääkinud enam Nõukogude Liidust ega Eesti tulevikust. Ta rääkis ainult oma minevikust. Kuidas ta oli olnud õnnelik Pärnus. Kuidas ta oli ravinud naisi, kes usaldasid teda. Kuidas ta oli kirjutanud luuletusi, mis tulid südamest. Ta rääkis nagu inimene, kes teab, et ta on juba surnud, ütles Schlossmann. Nagu inimene, kes ootab ainult, millal keegi paneb ta kirstu ja matab maha. Aga kõige kohutavam oli see, mida Schlossmann rääkis Varese viimase visiidi kohta. See oli oktoobris 1946. aastal, ainult 6 nädalat enne enesetappu. Vares tuli tema juurde hilja õhtul, kui kliinik oli juba suletud. Ta koputas uksele nagu põgenik, kes otsib varjupaika. Schlossmann laskis ta sisse. Vares istus toolile ja vaatas teda otsa. Ja siis ta küsis, Karl, kas sa tead, kui palju inimesi ma olen tapnud? Schlossmann ei vastanud. Vares jätkas, ma ei tea ka. Ma ei tea, sest ma lakkasin lugemast. Aga ma tean, et see number on tuhandetes. Ja ma tean, et igaüks neist oli kellegi laps, kellegi abikaasa, kellegi vanem. Ja ma tean, et ma ei saa seda kunagi heastada. Aga miks Vares ei põgenenud? Miks ta ei läinud Rootsi, nagu tuhanded teised? Tal oli võimalusi. Tal oli raha, kontakte, võimalusi korraldada põgenemine. Aga ta ei teinud seda. Ja vastus sellele küsimusele peitub ühes teises dokumendis, mis leiti samast Kadrioru lossi arhiivist. See oli kiri, mille Vares kirjutas oma abikaasale Emiliele septembris 1941. aastal, kui sakslased olid just okupeerinud Eesti ja Vares oli põgenenud Venemaale. Kiri ei jõudnud kunagi Emilieni, sest postisüsteem ei töötanud. Aga Vares hoidis seda oma taskus ja hiljem pani oma lauasahtlisse.
Kirjas ta kirjutas: kallis Emilie, ma tean, et sa küsid, miks ma ei põgene lääne poole. Miks ma ei võta sind kaasa ja me ei lähe Rootsi või Ameerikasse? Ma ütlen sulle tõe, sest ma ei vääri põgenemist. Ma ei vääri pääsemist. Ma olen teinud asju, mida ei saa andestada. Ja kui ma põgeneksin, siis ma kannaksin seda koormust iga päev, iga tund, iga minut. Ma vaataksin merd ja mõtleksin nendele, kes on Siberis. Ma kuulaksin linde ja mõtleksin nendele, kes on surnud. Ja ma ei suudaks seda taluda. Vähemalt siin, selles põrgus, mille ma ise aitan luua, ma olen seal, kus ma pean olema. Koos oma ohvritega. See kiri paljastab midagi olulist Varese iseloomu kohta. Ta ei olnud koletis. Ta ei olnud külm bürokraat, kes allkirjastas surmaotsuseid ilma tunnusteta. Ta oli mees, kellel oli südametunnistus. Ja see südametunnistus tappis teda aeglaselt, päev päeva järel, kuni see lõpuks tappis teda ka füüsiliselt. Aga kas see teeb temast vähem süüdi? Kas asjaolu, et ta kannatas, vabandab seda, mida ta tegi? Ajaloolased on sellest vaidelnud aastakümneid. Mõned ütlevad, et Vares oli ohver, mees, keda manipuleeriti ja kasutati. Teised ütlevad, et ta oli kaasosaline, mees, kes valis oma karjääri ja oma elu teiste inimeste elu ees. Aga võib-olla tõde on kuskil vahepeal. Võib-olla Vares oli mõlemat. Ohver, kes sai tapjaks. Tapja, kes jäi ohvriks. Inimene, kes tegi kohutavaid valikuid, aga kes kannatas nende valikute all rohkem kui keegi teine. Kas see muudab midagi? Kas see muudab midagi nende jaoks, kes saadeti Siberisse? Nende jaoks, kes lasti maha? Nende jaoks, kelle perekonnad hävitati? Aga oli veel üks inimene, kes teadis Varese valu. Inimene, kes elas koos temaga Kadrioru lossis ja nägi, kuidas ta laguneb. See oli tema abikaasa Emilie. Emilie Vares oli vaikne, tagasihoidlik naine, kes ei osalenud kunagi poliitikas. Ta oli õpetaja, kes armastas lapsi ja kirjandust. Ta abiellus Varesega 1935. aastal, kui Vares oli veel lihtsalt arst Pärnus. Nad elasid õnnelikku elu. Neil ei olnud lapsi, aga neil oli 11. Ja see oli piisav. Aga pärast 1940. muutus kõik. Emilie nägi, kuidas tema mees muutus võõraks. Kuidas ta lakkas naeratamast. Kuidas ta lakkas rääkimast. Kuidas ta istus õhtuti kabinetis ja vaatas seina tundide kaupa, ilma et ta oleks liiganud. Emilie püüdis teda aidata. Ta küsis, mis on viga. Aga Vares ei vastanud. Või kui vastas, siis ta ütles ainult, sa ei saa aru. Keegi ei saa aru. Ja Emilie jäi üksi oma hirmuga. Hirmuga, et ta kaotab mehe, keda ta armastab. Hirmuga, et midagi kohutavat on juhtumas. Pärast Varese surma kuulati Emiliet üle. MV ohvitserid tulid Kadrioru lossi ja viisid ta kaasa. Nad hoidsid teda kinni 3 päeva. Nad küsisid temalt küsimusi. Mida Vares rääkis? Kellega ta kohtus? Kas ta oli seotud rahvavaenlastega? Emilie ei teadnud midagi. Ta oli lihtsalt naine, kes armastas oma meest. Aga ei uskunud teda. Nad arvasid, et ta varjab midagi. Nad ähvardasid teda. Nad ütlesid, et kui ta ei räägi tõtt, siis ta saadetakse Siberisse. Emilie murdus. Mitte sellepärast, et ta oleks midagi tunnistanud. Vaid sellepärast, et ta mõistis, et tema elu on läbi. Et ta on nüüd märgistatud. Et ta on rahvavaenlase lesk. Ja et teda ei jäeta kunagi rahule. 3 kuud hiljem, külmal märtsipäeval 1947. aastal, võttis Emilie Vares mürki. Ta jättis maha lühikese kirja, kus ta kirjutas ainult 1 lause, ma ei suuda elada ilma temata. Aga kas see oli tõde? Või oli tõde see, et ta ei suutnud elada selles maailmas, kus tema mehe nimi oli Needus? Kus iga kord, kui keegi kuulis tema nime, nad mõtlesid, reeturi naine. Varese ja Emilie lugu on traagiline. Aga see ei ole ainult nende lugu. See on 1000 Eesti inimese lugu. Inimeste, kes said kinni 2 impeeriumi vahele. Inimeste, kes pidid valima 2 kurja vahel. Inimeste, kes püüdsid ellu jääda, aga kes kaotasid oma hinge. Mõned neist said reetjateks. Teised said ohvriteks.
aga kõik nad said osa ühest ja samast tragöödiast, mille nimi on Eesti 1940. aasta. Aga kas me saame neid mõista? Kas me, kes elame vabas riigis, kes ei pea kartma koputust uksele kesköö ajal, kes ei pea valima oma elu ja oma südametunnistuse vahel, kas me saame mõista, mida tundis Johannes Vares, kui ta istus Ždanovi kabinetis ja vaatas seda nimekirja? Kas me saame mõista, mida tundis Emilie Vares, kui ta vaatas, kuidas tema mees laguneb? Kas me saame mõista, mida tundsid tuhanded Eesti inimesed, kes nägid, kuidas nende riik kaob? Aga üks asi on kindel. Varese lugu ei ole lihtsalt ajalugu. See on hoiatus. Hoiatus selle kohta, mis juhtub, kui me usume ilusaid sõnu ilma, et me küsiksime, kes neid ütleb ja miks. Hoiatus selle kohta, mis juhtub, kui me mõtleme, et me saame mängida võimuga ja võita. Hoiatus selle kohta, mis juhtub, kui me valime mugavuse tõe ees. Sest Vares valis mugavuse. Ta valis uskuda, et ta suudab midagi muuta. Ta valis uskuda, et Moskva austab Eesti autonoomiat. Ta valis uskuda, et ta ei ole nukk, vaid mängija. Ja see valik tappis teda. Aga enne kui see tappis tema, tappis see tuhanded teised. Ja see on asi, mida me ei tohi kunagi unustada. Me ei tohi unustada, et iga valik, mida me teeme, on oluline. Et iga kord, kui me vaikime, kui me peaksime rääkima, me oleme kaasosalised. Et iga kord, kui me allkirjastame midagi, mida me teame olevat vale, me oleme tapjad. Isegi kui me ei hoia relva käes. Isegi kui me ei näe ohvreid. Me oleme ikkagi süüdi. Aga Varese loos on veel üks külg, millest vähe räägitakse. Külg, mis on võib-olla kõige kohutavam. See on küsimus, mida teadsid teised. Mida teadsid Varese sõbrad, kolleegid, pereliikmed? Kas nad nägid, mis toimub? Kas nad püüdsid teda peatada? Või kas nad vaatasid lihtsalt kõrvalt ja vaikisid? Üks inimene, kes teadis, oli Varese vend, August Vares. August oli samuti arst, aga ta elas Tartus ja ei osalenud kunagi poliitikas. Ta oli vaikne, konservatiivne mees, kes uskus, et arsti kohus on ravida, mitte segada end poliitikasse. Aga kui Johannes sai peaministriks, helistas August talle. See telefonikõne salvestati mitte Augusti ega Johannese poolt, vaid Imkvat poolt, kes kuulas pealt kõiki Varese telefonikõnesid. Salvestus leiti arhiivist 1997. aastal. Seal on kuulda kahe venna häält. August ütleb, Johannes, mis sa teed? Kas sa ei näe, mis toimub? Nad kasutavad sind. Johannes vastab, ma tean, August. Aga mis ma saa teha? Kui ma keeldun, siis nad leiavad kellegi teise. Vähemalt nii ma saan püüda päästa mõned inimesed. August vaikib hetke. Siis ta ütleb, Johannes, sa ei päästa kedagi. Sa ainult hävitad ennast. Ja Johannes vastab, ma tean. See lühike dialoog paljastab kõik. Vares teadis. Ta teadis algusest peale, et teda kasutatakse. Ta teadis, et ta ei suuda midagi muuta. Aga ta uskus või ta tahtis uskuda, et ta suudab vähemalt pehmedamaks teha. Et ta suudab vähemalt mõned inimesed päästa. Aga kas ta päästis kedagi? Arhiivid näitavad vastupidist. Iga dokument, mille Vares allkirjastas, viis inimesi surma või Siberisse. Ei ole ühtegi tõendit, et ta oleks kunagi keeldunud midagi allkirjastamast. Ei ole ühtegi tõendit, et ta oleks kunagi püüdnud kedagi kaitsta. Võib-olla ta püüdis. Võib-olla ta rääkis kellegagi, palus halastust. Aga kui ta seda tegi, siis see ei jätnud jälge. Ja ajalugu mõistab ainult seda, mis jätab jälge. Ajalugu ei tea kavatsustest. Ajalugu teab ainult tegudest. Ja Varese teod on selged, ta allkirjastas dokumente, mis tapsid tuhandeid inimesi. Ja see on fakt, mida ei saa ümber lükata. Aga oli veel üks inimene, kes püüdis Varest peatada. See oli tema endine patsient, Helmi Kask. Helmi oli noor naine, kes oli tulnud Varese juurde esimest korda 1938. aastal, kui ta oli rase oma esimese lapsega. Vares aitas tal läbi raseda sünnituse ja päästis nii tema kui ka lapse elu. Helmi oli tänulik. Ta pidas Varest peaaegu pühaks. Aga pärast 1940. muutus kõik. Helmi mees, kes oli Eesti ohvitser, arreteeriti ja saadeti Siberisse. Helmi jäi üksi 2 lapsega. Ta elas vaesuses ja hirmus.
Ja ta teadis, et Vares oli üks neist, kes allkirjastas tema mehe küüditamise käsu. 1943. aastal, kui Vares tuli Tartusse ametlikule visiidile, läks Helmi tema juurde. Ta ootas teda hotelli ees. Kui Vares tuli välja, astus Helmi tema ette. Vares tundis teda ära. Tema nägu muutus kahvatuks. Helmi ei karjunud. Ta ei ähvardanud. Ta lihtsalt vaatas teda otsa ja küsis, miks? Vares ei vastanud. Ta vaatas maha ja kõndis edasi. Aga Helmi nägi, et tema käed värisesid. Ja ta mõistis, et see mees on juba surnud. Et ta kõnnib ringi nagu kummitus, kes ei tea, et ta on juba maetud. Helmi Kask elas üle sõja ja küüditamised. Ta elas üle Stalini surma ja sula. Ta elas üle Eesti taasiseseisvumise. Ta suri 2005. aastal, 93 aastat vanalt. Enne surma andis ta intervjuu Eesti Rahvusringhäälingule. Seal ta rääkis oma kohtumisest Varesega. Ja ta ütles midagi, mis paneb mõtlema. Ta ütles, ma vihkasin teda aastakümneid. Ma vihkasin teda iga päev, iga tund. Aga nüüd, kui ma olen vana ja surm on lähedal, ma ei vihka teda enam. Ma kahetsen teda. Sest ma mõistan nüüd, et tema kannatas rohkem kui keegi meist. Meie kaotasime oma lähedased, oma kodud, oma vabaduse. Aga tema kaotas oma hinge. Ja see on kõige hullem kaotus. Kas Helmi oli õiguses? Kas Varese kannatus vabandab tema teod? Või on see lihtsalt viis, kuidas vana naine püüab leida rahu enne surma? Aga üks asi on kindel. Varese lugu ei lõpe tema surmaga. See jätkub iga kord, kui me räägime 1940. aastast. Iga kord, kui me meenutame neid, kes kaotasid oma elu, oma vabaduse, oma tuleviku. Iga kord, kui me küsime, kuidas see võis juhtuda? Kuidas väike rahvas, kes oli võidelnud oma vabaduse eest ja võitnud, võis kaotada selle nii kiiresti? Ja vastus on alati sama, sest oli inimesi nagu Vares. Inimesi, kes uskusid, et nad suudavad mängida võimuga. Inimesi, kes valisid oma mugavuse teiste elu ees. Inimesi, kes allkirjastasid dokumente, mida nad ei oleks tohtinud allkirjastada. Ja sest oli inimesi nagu Ždanov. Inimesi, kes teadsid täpselt, kuidas kasutada selliseid inimesi nagu Vares. Kuidas leida nende nõrkused, nende edevus, nende naiivsus. Ja kuidas muuta need nõrkused relvadeks, mis hävitavad terve rahva. Aga kas me oleme õppinud sellest midagi? Kas me mõistame nüüd, et vabadus ei ole midagi, mis antakse meile kord ja igaveseks? Et vabadus on midagi, mida me peame kaitsma iga päev, iga tund, iga valikuga, mida me teeme? Kas me mõistame, et iga kord, kui me vaikime, kui me peaksime rääkima, me oleme samm lähemal sellele, mis juhtus 1940. aastal? Või kas me mõtleme, et see oli ammu? Et see ei saa enam kunagi juhtuda? Et me oleme nüüd turvalisemad, targemad, tugevamad? Aga ajalugu kordub. Mitte täpselt samal kujul, aga samas mustris. Ja see muster algab alati samast kohast, inimestest, kes usuvad, et nad suudavad mängida võimuga ja võita. Inimestest, kes valivad mugavuse tõe ees. Inimestest, kes allkirjastavad dokumente, mida nad ei peaks allkirjastama. Ja lõpeb alati samas kohas, vannitoast, kus keegi vaatab peeglisse ja näeb seal koletist, kes kandis kunagi inimese nime. Kadrioru lossi 3. korrusel, ruumis number 37, seisis rauast kapp, mida keegi ei tohtinud avada ilma periloa. Seal hoiti dokumente, millel oli tempel, täiesti salajane. 1999. aastal, kui Eesti oli juba taas vaba ja arhivaarid hakkasid läbi vaatama Nõukogude aja pärandit, leiti sellest kapist üks toimik, mis kandis numbrit 7322. Toimikus oli 123 lehekülge. Aga kõige huvitavam ei olnud see, mis seal oli. Vaid see, mida seal ei olnud. Sest leheküljed number 52 kuni 57 olid välja rebitud. Keegi oli võtnud need ära. Hoolikalt puhta lõikega, nii et esimesel pilgul ei märkagi. Aga numbrid ei valeta. 5 lehekülge puudus. 5 lehekülge, mis olid dateeritud oktoobriga 1946. aastal, täpselt 6 nädalat enne Varese surma. Mis oli neil lehekülgedel? Kes need hävitas? Ja kõige olulisem, miks? Arhivaar, kes selle leidis, oli noor naine nimega Karin Tamm.
Ta oli lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo erialal ja töötas Rahvusarhiivis alles 3. kuud. Karin ei olnud veel harjunud sellega, mida ta leidis. Iga päev tuli uusi dokumente, uusi saladusi, uusi õudusi. Aga see toimik oli erinev. Karin tundis seda kohe. Ta istus lugemissaalis, hoidis käes seda toimikut ja mõtles, keegi ei taha, et ma seda näeksin. Ta hakkas uurima. Ta võrdles toimiku numbrit teiste toimikutega samast perioodist. Ta kontrollis, kas on olemas mingeid viiteid nendele puuduvatele lehekülgedele. Ja ta leidis midagi. Ühes teises toimikus, mis käsitles MV-operatsioone Tallinnas 1946. aastal, oli üks lause, mis viitas toimikule 7322. Lause oli, vastavalt toimikule 7322, leheküljed 52–57, alustati objekti Barbarus suhtes erikontrolli. Erikontroll. See tähendas, et Varest jälgiti. Et tema telefonikõnesid kuulati pealt. Et tema kohtumisi jälgiti. Et tema iga samm oli teada. Aga miks? Kas ta oli kahtlusalune? Kas keegi kartis, et ta võib rääkida? Või oli see midagi muud? Karin otsis edasi. Ta läks läbi kõik MG-toimikud, mis puudutasid Varest. Neid oli 32. Enamik olid rutiinsed raportid, kellega ta kohtus, mida ta rääkis, kuhu ta läks. Aga ühes toimikus, mis oli dateeritud novembriga 1946. aastal, ainult 2 nädalat enne Varese surma, oli üks dokument, mis pani Karini südame kiiremini lööma. See oli raport MG-ohvitseri kapten Leonid Sokolovi poolt. Raport oli adresseeritud otse Eesti osakonna ülemale. Seal oli kirjas, objekt Barbarus on muutunud ettearvamatus. Ta keeldus allkirjastamast dokumenti number 321. Ta väitis, et see dokument on ebaseaduslik ja et ta ei saa seda heaks kiita. Talle selgitati tagajärgi. Ta vastas, et ta mõistab tagajärgi, aga et ta ei saa enam jätkata. Soovitan alustada objekti Barbarus suhtes ennetavaid meetmeid. Ennetavad meetmed. MG keeles tähendas see ühte, arreteerimist, ülekuulamist, võimalik likvideerimine. Vares oli keeldunud. Ta oli öelnud ei. Ja see oli tema surmaotsus. Aga mis oli dokument number 321? Karin otsis seda kõigist arhiividest. Ta ei leidnud seda. Dokument oli kadunud. Või hävitatud. Aga ta leidis midagi muud. Ta leidis nimekirja dokumentidest, mis olid koostatud oktoobris 1946. aastal ja mis vajasid Ülemnõukogu presiidiumi esimehe allkirja. Dokument number 321 oli seal. Ja selle kirjeldus oli, otsus küüditada 533 isikut Eesti NSV-st seoses kahtlusega natsionalistlikus tegevuses. 533 inimest. Vares pidi allkirjastama nende küüditamise. Aga ta keeldus. Ja see oli esimene kord. Esimene kord, kui ta ütles ei. Esimene kord, kui ta ei olnud enam nukk. Aga see oli ka viimane kord. Sest 2 nädalat hiljem oli ta surnud. Kas see oli juhus? Või oli see midagi muud? Ajaloolased on sellest vaidelnud. Mõned ütlevad, et Vares tappis end ise, sest ta ei suutnud enam taluda süüd. Teised ütlevad, et MV tappis ta, sest ta oli muutunud ohtlikuks. Aga tõde on võib-olla kuskil vahepeal. Võib-olla Vares tappis end ise, aga mitte ainult süü pärast. Vaid sest ta teadis, et tema arreteerimine on päevade küsimus. Et ta kuulatakse üle. Et teda piinates. Et ta sunnakse tunnistama asju, mida ta ei ole teinud. Ja et lõpuks ta lastakse maha niikuinii. Ja võib-olla ta mõtles, et parem on surra oma käega, oma valikuga, kui surra nende käega, nende valikuga. Võib-olla see oli tema viimane vabaduse akt. Viimane kord, kui ta sai ise otsustada. Viimane kord, kui ta ei olnud nukk. Aga kas see muudab midagi? Kas see muudab midagi nende jaoks, kes küüditati? Nende jaoks, kes surid Siberis? Nende jaoks, kelle perekonnad hävitati? Aga oli veel üks detail, mis pani Karini mõtlema. Varese enesetapukirjas, mis leiti tema kabineti laualt, oli üks lause, mis ei sobinud ülejäänud tekstiga. Kiri oli kirjutatud eesti keeles, aga see üks lause oli vene keeles. Lause oli, ma ei saa enam olla nukk. Miks Vares kirjutas selle vene keeles?
Kellele see oli adresseeritud? Kas see oli sõnum kellelegi Moskvas? Või oli see lihtsalt viimane irooniahetk kirjutada vene keeles lause, mis ütleb, et ta ei ole enam vene nukk? Keegi ei tea. Aga see lause jääb kummitama. Sest see näitab, et Vares mõistis lõpuks, mis ta oli. Ta mõistis, et ta oli olnud nukk algusest peale. Et iga kord, kui ta mõtles, et ta teeb oma valikuid, olid need valikud juba tehtud tema eest. Et iga kord, kui ta allkirjastas dokumenti, oli see dokument juba koostatud. Et ta ei olnud kunagi olnud mängija. Ta oli olnud mänguasi. Aga kes oli mängija? Kes oli see, kes tõmbas nööre? Vastus on ilmselge, Andrei Ždanov. Aga Ždanov ei olnud üksi. Ta oli osa masinast, mis oli palju suurem kui tema. Masin, mille nimi oli Nõukogude Liit. Masin, mis neelas terveid rahvaid ja sülitas välja ainult luid. Aga Ždanov oli selle masina nägu Eestis. Tema oli see, kes valis Varese. Tema oli see, kes koostas nimekirjad. Tema oli see, kes andis käske. Ja tema oli see, kes naeratas, kui kõik oli tehtud. Aga mis sai Ždanovist? Kas ta sai karistuse? Kas ta kannatas? Vastus on ei. Ždanov elas veel 2 aastat pärast Varese surma. Ta jätkas oma tööd Moskvas. Ta jätkas inimeste hävitamist. Ja siis, 1948. aastal, ta suri. Ametlikult südamerabanduse tagajärjel. Aga on teooriaid, et Stalin laskis ta maha. Et Ždanov teadis liiga palju. Et ta oli muutunud ohtlikuks. Aga isegi kui see on tõsi, ei muuda see midagi. Ždanov suri oma voodis, mitte vannitoa põrandal. Ta suri võimul, mitte häbis. Ja see on erinevus. Aga oli veel üks inimene, kes mängis olulist rolli Varese loos. Inimene, kellest vähe räägitakse. See oli Nikolai Karotam, Eestimaa Kommunistliku partei esimene sekretär. Karotam oli eestlane, aga ta oli elanud Venemaal juba 30 aastat. Ta oli üks neist, kes tulid Eestisse koos Punaarmee. Ta oli üks neist, kes aitasid korraldada rahvademokraatlikku pööret. Ja ta oli üks neist, kes vihkas Varest. Miks? Sest Vares ei olnud päris kommunist. Sest Vares oli kodanlik intellektuaal, kes mängis kommunisti. Sest Vares oli see, keda Moskva usalda rohkem kui Karotami. Ja Karotam ei andestanud seda kunagi. On dokumente, mis näitavad, et Karotam kirjutas Moskvale raporteid Varese kohta. Raporteid, kus ta süüdistas Varest kodanlikus natsionalismis, poliitilises ebausaldatavases, kahtlases minevikus. Karotam püüdis Varest hävitada. Ja lõpuks ta õnnestus. Sest need raportid jõudsid ME-ni. Ja ME hakkas Varest töötlema. Ja see töötlemine viis Varese surmani. Aga mis sai Karotamist? Kas ta sai selle, mida ta tahtis? Vastus on jah ja ei. Jah, sest Vares oli surnud ja Karotam oli nüüd kõige võimsam mees Eestis. Ei, sest Karotam ise sai ohvriks. 1953. aastal, kui Stalin suri ja algas võimuvõitlus Moskvas, süüdistati Karotami kodanlikus natsionalismis. Täpselt samas, milles tema oli süüdistanud Varest. Karotam eemaldati ametist. Ta saadeti Moskvasse, kus ta elas ülejäänud elu väikeses korteris, unustatud ja vihatud. Ta suri 1979. aastal, üksi ja vaesuses. Ja keegi ei tulnud tema matustele. Kas see oli õiglus? Või lihtsalt iroonias? Masin, mis neelas Varese, neelas lõpuks ka Karotami. Sest masin ei tee vahet. Masin sööb kõiki. Aga kõige kohutavam detail Varese loos ei ole see, mis juhtus temaga. Vaid see, mis juhtus pärast teda. Sest Varese surm ei peatanud midagi. Terror jätkus. Küüditamised jätkusid. Arreteerimised jätkusid. 1949. aastal, 3 aastat pärast Varese surma, toimus suurim küüditamine Eesti ajaloos. Ühe ööga, 25. märtsil, viidi ära üle 20 000 inimese. Perekonnad, vanad inimesed, lapsed. Nad pandi veistevankritesse ja saadetakse Siberisse. Paljud neist ei tulnud kunagi tagasi. Ja igaüks neist küüditamiskäskudest kandis allkirja. Mitte Varese allkirja, sest Vares oli surnud. Aga kellegi teise allkirja.
Kellegi, kes oli nõus olema nukk. Kellegi, kes ei öelnud ei. Ja see näitab, et Varese tragöödia ei olnud ainult tema isiklik tragöödia. See oli süsteemi tragöödia. Süsteemi, mis muutis inimesed nukkudeks. Süsteemi, mis tappis neid, kes keeldusid. Ja süsteemi, mis leidis alati uusi nukke, kes olid nõus. Aga oli üks inimene, kes sai kõigest kasu. Üks inimene, kes tõusis võimule täpselt siis, kui Vares langes. See oli Johannes Käbin, kes sai Eestimaa Kommunistliku Partei esimeseks sekretäriks pärast Karotammi. Käbin oli noor, ambitsioonikas, külm. Ta ei olnud nagu Vares. Ta ei kannatanud südametunnistuse all. Ta ei näinud ohvrite nägusid oma unedes. Ta allkirjastas dokumente ilma värisemata. Ja ta elas pikka ja eduka elu. Ta oli võimul 25 aastat. Ta suri 1999. aastal, 85 aastat vanalt, oma voodis, oma perekonnas. Keegi ei süüdistanud teda. Keegi ei kohut mõistnud teda. Ta lihtsalt suri ja maeti. Ja see on kõige kohutavam. Sest see näitab, et süsteem premeerib neid, kes ei küsi küsimusi. Neid, kes ei keeldu. Neid, kes on nõus olema nukud. Ja süsteem karistab neid, kes püüavad olla inimesed. Kas see on õiglane? Ei. Aga kas maailm on õiglane? Ajalugu ütleb ei. Aga Varese lugu ei lõpe siingi. Sest tema nimi elab edasi. Mitte nii, nagu ta oleks tahtnud. Mitte kui luuletaja nimi. Mitte kui arsti nimi. Vaid kui reeturi nimi. Täna, kui eestlased räägivad 1940. aastast, nad ütlevad Varese valitsus. Ja see nimi kannab endas kogu selle aja õudust. Kogu selle aja valu. Kogu selle aja häbi. Aga kas see on õiglane? Kas Vares oli ainus süüdlane? Kas ta oli hullem kui Ždanov, kes valis ta? Hullem kui Karotam, kes reetis ta? Hullem kui Käbin, kes asus tema kohale ja jätkas sama tööd? Vastus on ei. Vares ei olnud hullem. Aga ta oli nähtavam. Ta oli see, kelle nägu rahvas nägi. Ta oli see, kelle nimi oli ajakirjanduses. Ta oli see, kes pidi olema päästja, aga sai tapjaks. Ja sellepärast tema nimi kannab koormust, mida teised ei kanna. Aga võib-olla see on õige. Võib-olla Varese nimi peab kandma seda koormust. Mitte sellepärast, et ta oli kõige süüdim. Vaid sellepärast, et ta oli see, kes oleks võinud öelda ei. Kes oleks võinud keelduda. Kes oleks võinud põgeneda. Aga kes ei teinud seda? Kes valis uskuda, et ta suudab midagi muuta? Kes valis olla nukk, lootes, et ta saab ühel päeval inimeseks? Aga nukk ei saa kunagi inimeseks. Nukk jääb nukuks, kuni nöörid lõigatakse. Ja kui nöörid lõigatakse, kukub nukk maha. Ja see on täpselt see, mis juhtus Varesega. Ta oli nukk. Ja kui ta püüdis olla inimene, lõigati nöörid. Ja ta kukkus. Ja ta suri. Aga enne surma ta mõistis. Ta mõistis, et ta oli olnud nukk algusest peale. Ja see mõistmine tappis teda rohkem kui ükski kuul. Kadrioru lossi vannitoas 29. novembril 1946. aastal seisis Johannes Vares peegli ees ja vaatas oma peegelpilti viimast korda. Väljas oli pime ja külm. Tuul raputas aknaid. Kuskil kaugel kostis koera haukumist. Aga lossis oli vaikne. Nii vaikne, et Vares kuulis oma südamelööke. Aeglased, raskeid lööke, nagu kell, mis hakkab seiskuma. Ta hoidis käes püstolit, 7,65 mm kaliibriga relva, mille ta oli saanud vabadussõjas, kui ta oli veel uskunud, et väike rahvas võib olla vaba. Nüüd oli see relv ainus asi, mis oli jäänud sellest ajast. Ainus asi, mis oli veel tema oma. Mitte Moskva oma. Mitte MG oma. Tema oma. Ja ta teadis, mida ta peab sellega tegema. Aga enne seda ta vaatas peeglisse. Ta vaatas meest, kes vaatas talle vastu. Ja ta ei tundnud seda meest enam ära. Kes oli see mees peegli taga? Kõhn nägu, sügavad kortsud, tühjad silmad. Juuksed, mis olid muutunud halliks ainult 6 aastaga. Käed, mis värisesid isegi siis, kui ta püüdis neid paigal hoida. See ei olnud enam Pärnu tändi, kes kandis valget ülikonda ja luges prantsuse luulet. See ei olnud enam arst, kes päästis elusid.
See ei olnud enam luuletaja, kes kirjutas armastusest ja loodusest. See oli keegi teine. Keegi, keda Vares ei tahtnud tunda. Keegi, kes oli allkirjastanud dokumente, mis saatsid tuhanded inimesed surma. Keegi, kelle käed olid määrdunud verega, isegi kui ta ei olnud kunagi hoidnud relva. Keegi, kes oli olnud nukk. Ja nüüd, kui nöörid olid lõigatud, oli see nukk lihtsalt tühikest, mis ootas, millal teda visatakse prügikasti. Vares sulges silmad. Ta mõtles oma elule. Kuidas see kõik oli alanud? Ta mõtles Heimtalile, kus ta oli sündinud. Väike koht, kus inimesed rääkisid eesti keelt ja uskusid Jumalasse. Kus tema ema õpetas talle lugema ja tema isa õpetas talle, et mees peab olema aus. Ta mõtles Tartu Ülikoolile, kus ta õppis arstiks. Kus ta kohtus esimest korda inimestega, kes rääkisid vabadusest ja iseseisvusest. Kus ta uskus, et maailm võib olla parem. Ta mõtles vabadussõjale, kus ta võitles ja nägi surma esimest korda. Kus ta mõistis, et vabadus ei ole tasuta. Et keegi peab maksma selle eest oma verega. Ja ta oli olnud uhke, et ta sai olla üks neist, kes maksis. Ta mõtles Pärnule, kus ta elas kõige õnnelikumaid aastaid oma elus. Kus ta oli edukas, jõukas, austatud. Kus ta kirjutas luuletusi ja ravis naisi ja uskus, et elu on ilus. Aga siis tuli 1940. aasta. Ja kõik muutus. Vares avas silmad ja vaatas jälle peeglisse. Ta mõtles sellele päevale, kui Ždanov kutsus ta saatkonda. Kuidas ta oli istunud seal, Ždanovi kabinetis, ja vaadanud seda nimekirja. Kuidas ta oli mõelnud, see on minu võimalus. Minu võimalus muuta midagi. Minu võimalus aidata oma rahvast. Aga ta oli eksinud. Ta oli olnud naiivne. Ta oli uskunud, et ta suudab mängida Moskvaga kaarte ja võita. Ta oli uskunud, et ta suudab olla sild kahe maailma vahel. Aga sillad ei ela kaua, kui kaks maailma on sõjas. Sillad purustatakse. Ja Vares oli purustatud. Mitte kohe. Mitte ühe hoobiga. Vaid aeglaselt, päev päeva järel, dokument dokumendi järel, allkiri allkirja järel. Iga kord, kui ta võttis sule ja kirjutas oma nime, suri midagi tema sees. Ja nüüd ei olnud enam midagi järel. Ainult tühikest. Ainult nukk, kelle nöörid olid lõigatud. Aga kõige hullem ei olnud see, et ta oli kaotanud oma hinge. Kõige hullem oli see, et ta teadis, mida ta oli teinud. Ta teadis nimesid. Ta nägi nägusid. Iga öö, kui ta sulges silmad, nad tulid. Endised patsiendid, kes vaatasid teda süüdistavalt. Endised sõbrad, kes küsisid, miks, Johannes? Miks sa tegid seda? Lapsed, kes olid jäänud orvuks. Vanad inimesed, kes olid surnud Siberi külmas. Ja ta ei suutnud neile vastata. Sest ta ei teadnud vastust. Või ta teadis, aga see vastus oli nii kohutav, et ta ei julgenud seda endale tunnistada. Ta oli teinud seda, sest ta oli kartnud. Kartnud oma elu pärast. Kartnud oma abikaasa pärast. Kartnud selle pärast, mis saab, kui ta ütleb ei. Ja see hirm oli muutnud ta tapjaks. Mitte tapjaks, kes hoiab relva käes. Vaid tapjaks, kes hoiab sulge käes. Ja see oli hullem. Sest relva saab ära visata. Aga sulge ei saa. Sulg jääb kätte. Ja allkiri jääb paberile. Igaveseks. Vares mõtles oma abikaasale Emiliale. Ta oli magamas teises toas. Ta ei teadnud, mis Johannes kavatseb teha. Või võib-olla ta teadis. Võib-olla ta oli näinud seda tema silmades. Seda otsust, mis oli juba tehtud. Vares mõtles, mis saab temast. Ta teadis, et nüüd ei jäta teda rahule. Et nad tulevad ja küsivad küsimusi. Et nad süüdistavad teda. Et nad saadavad ta Siberisse või hullemasse kohta. Ja ta ei suutnud seda taluda. Ta ei suutnud taluda mõtet, et naine, keda ta armastas, peab kannatama tema pattude eest. Aga ta ei suutnud ka teda päästa. Sest kuidas ta saab päästa kedagi, kui ta ei suuda päästa isegi ennast? Ta oli kirjutanud talle kirja. Lühikese kirja, mis lebas tema kabinetilaual. Kirjas ta palus andeks. Andeks selle eest, et ta ei olnud piisavalt tugev. Andeks selle eest, et ta oli valinud vale tee. Andeks selle eest, et ta jätab ta üksi. Aga ta teadis, et andekspalve ei ole piisav.
Sest mõned asjad on liiga suured, et neid andestada. Vares tõstis püstoli. Raud oli külm tema käes. Ta mõtles, kui imelik see on, see relv oli mõeldud vaenlaste tapamiseks. Aga nüüd ta kasutas seda enda vastu. Aga kes oli vaenlane? Ždanov? Stalin? Moskva? Ei. Vaenlane oli tema ise. Vaenlane oli see mees peegli taga, kes oli valinud olla nukk. Kes oli valinud allkirjastada. Kes oli valinud uskuda, et ta suudab midagi muuta, kui ta teadis juba algusest peale, et ta ei suuda. Vares vaatas peeglisse viimast korda. Ja ta ütles vaikselt, vene keeles. Ma ei saa enam olla nukk. See oli tema viimane lause. Viimane mõte. Viimane valik, mis oli tema oma. Ja siis ta vajutas päästikule. Kuul läbis tema rinna. Valu oli terav, aga lühike. Ja siis tuli pimedus. Ja Johannes Vares Barbarus, mees, kes pidi olema päästja, aga sai tapjaks, langes vannitoa põrandale ja suri. Aga surm ei toonud rahu. Mitte Varesele. Mitte Emiliele. Mitte Eestile. Hommikul, kui teenijanna leidis Varese keha, algas masin. Tuli. Nad võtsid keha ära. Nad võtsid kõik dokumendid. Nad võtsid enesetapukirja. Ja nad andsid käsu, keegi ei tohi teada. Ametlikult teatatakse, et Johannes Vares suri lühikese ja raske haiguse tagajärjel. Ajalehtes ilmus lühike teade. Matus toimus vaikselt ilma avalikkuseta. Ainult mõned parteijuhid olid seal. Keegi ei rääkinud tõtt. Keegi ei rääkinud sellest, mis tegelikult juhtus. Sest tõde oli ohtlik. Tõde näitas, et isegi need, kes olid võimul, ei olnud turvalisemad. Et isegi need, kes allkirjastasid dokumente, võisid lõpuks ise saada ohvriks. Ja see oli sõnum, mida Moskva ei tahtnud saata. Seega tõde maeti koos Varesega. Ja aastakümneid keegi ei teadnud. Aga Emilie teadis. Emilie, kes ärkas hommikul ja kuulis karjeid. Kes jooksis vannituppa ja nägi verd. Kes mõistis kohe, mis oli juhtunud. Emilie, keda Mv võttis kaasa ja kuulati üle 3 päeva. Kes pidi vastama küsimustele, mida ta ei mõistnud. Kes pidi kuulama süüdistusi, mis ei olnud tõesed. Kes pidi elama maailmas, kus tema mehe nimi oli Needus. Emilie, kes istus üksi oma korteris ja vaatas seina ja mõtles, miks? Miks see kõik pidi juhtuma? Ja kes lõpuks, 3 kuud hiljem, ei suutnud enam. Kes võttis mürki ja suri. Sest ta ei suutnud elada ilma meheta, keda ta armastas. Sest ta ei suutnud elada maailmas, kus tema mehe nimi oli sünonüüm reetmisele. Sest ta ei suutnud taluda vaikust, mis oli nii raske, et see lämmatas. Ja nii suri ka Emilie. Ja koos temaga suri viimane inimene, kes mäletas Johannest mitte kui reeturit, vaid kui inimest. Aga lugu ei lõppenud seal. Sest ajalugu ei unusta. Arhiivid avanesid. Dokumendid leiti. Tõde tuli välja. Ja nüüd me teame. Me teame, et Johannes Vares ei olnud koletis. Me teame, et ta oli naiivne, edev, poliitiliselt pime mees, keda kasutati kui tööriista. Me teame, et ta kannatas. Me teame, et ta püüdis keelduda. Me teame, et ta tappis end ise, sest ta ei suutnud enam taluda süüd. Aga kas see muudab midagi? Kas see muudab midagi nende jaoks, kes küüditati? Nende jaoks, kes surid Siberis? Nende jaoks, kelle perekonnad hävitati? Vastus on ei. Sest ajalugu ei mõista kavatsusi. Ajalugu mõistab ainult tegusid. Ja Varese teod on selged, ta allkirjastas dokumente, mis tapsid tuhandeid inimesi. Ja see on fakt, mida ei saa ümber lükata. Isegi kui ta kannatas. Isegi kui ta kahetses. Isegi kui ta tappis end ise. Teod jäävad. Ja teod mõistavad kohut. Aga oli ka teised, kes said kasu. Need, kes tõusid võimule täpselt siis, kui Vares langes. Need, kes jätkasid sama tööd, aga ilma südametunnistuseta. Johannes Käbin, kes sai Eestimaa Kommunistliku partei esimeseks sekretäriks ja oli võimul 25 aastat. Kes allkirjastas tuhandeid küüditamiskäske ja ei värisenud kunagi. Kes elas pika ja eduka elu ja suri oma voodis, oma perekonnas. Kes ei saanud kunagi karistust.
kes ei pidanud kunagi vastama oma tegude eest. Ja see on kõige kohutavam. Sest see näitab, et süsteem premeerib neid, kes ei küsi küsimusi. Neid, kes ei keeldu. Neid, kes on nõus olema nukud. Ja süsteem karistab neid, kes püüavad olla inimesed. Vares püüdis olla inimene. Ja ta suri. Käbin oli nukk. Ja ta elas. Kas see on õiglane? Ei. Aga kas maailm on õiglane? Ajalugu ütleb ei. Aga kõige suurema kasu said need, kes olid kõige kaugemal. Need, kes istusid Kremlis ja tõmbasid nööre. Stalin, kes käskis Ždanovil hävitada Eesti iseseisvus. Kes luges raporteid ja andis heakskiidu. Kes ei näinud kunagi ohvrite nägusid. Kes ei kuulnud kunagi nende karjeid. Kes allkirjastas dokumente, mis tapsid miljoneid inimesi üle kogu Nõukogude Liidu. Ja kes suri oma voodis 1953. aastal võimul ja kartuses. Sest isegi diktaatorid kardavad. Isegi diktaatorid näevad kummitusi. Aga kas Stalin nägi Varese kummitust? Kas ta nägi Emili kummitust? Kas ta nägi tuhandete eestlaste kummitusi, kes surid tema käsu peale? Keegi ei tea. Aga me teame ühte, Stalin ei kahetsenud kunagi. Ta ei palunud kunagi andeks. Ta ei tunnistanud kunagi, et ta eksis. Ja see on erinevus Varese ja Stalini vahel. Vares kahetses. Ja see kahetsemine tappis ta. Stalin ei kahetsenud. Ja see puudumine kahetsemine lasi tal elada. Pärast Varese surma muutus Eesti. Mitte kohe. Mitte üleöö. Aga aeglaselt aasta-aastalt terror süvenes. 1949. aastal toimus suurim küüditamine. Üle 20 000 inimese saadeti Siberisse. Perekonnad rebiti lahku. Lapsed jäeti orvuks. Vanad inimesed surid vankrites. Ja igaüks neist küüditamiskäskudest kandis allkirja. Mitte Varese allkirja, sest Vares oli surnud. Aga kellegi teise allkirja. Kellegi, kes oli nõus olema nukk. Kellegi, kes ei öelnud ei. Terror jätkus aastakümneid. Kuni Stalini surmani. Kuni sulani. Kuni lõpuks 1991. aastal Eesti sai jälle vabaks. Aga hind oli kohutav. Terve põlvkond oli kadunud. Tuhanded olid surnud. Tuhanded olid põgenenud. Ja need, kes jäid, kandsid traumat, mis ei parane kunagi. Varese perekond hajus. Tema vend August elas Tartus kuni oma surmani 1967. aastal. Ta ei rääkinud kunagi avalikult oma vennast. Ta kandis seda häbi vaikselt, üksi. Varese endised patsiendid, need, kes ellu jäid, ei rääkinud temast kunagi ilma vihata. Tema endised sõbrad unustasid ta. Või püüdsid unustada. Sest tema nimi oli liiga valus. Tema luuletusi ei trükitud enam. Või kui trükiti, siis ilma autori nimeta. Sest nimi Barbarus oli muutunud needuseks. Ja nii Johannes Vares kadus ajaloost. Mitte täielikult. Aga peaaegu. Ta jäi ainult nimeks ajalooraamatutes. Nimeks, mis seostus reetmisega. Nimeks, mis seostus häbiga. Nimeks, mis seostus tragöödiaga. Aga need, kes kasutasid teda, elasid edasi. Ždanov suri 1948. aastal, aga tema pärand jäi. Tema meetodid jäid. Tema tsüünilisus jäi. Ja need meetodid kasutati edasi, üle kogu Nõukogude Liidu, aastakümneid. Leida inimene, keda rahvas usaldab. Panna ta võimule. Kasutada teda kui nägu. Ja kui ta ei ole enam kasulik, visata ta ära. See oli retsept, mis toimis. Ja see toimis, sest inimesed tahtsid uskuda. Inimesed tahtsid uskuda, et keegi nende oma on võimul. Et keegi neid kaitseb. Aga see oli illusioon. Ja kui illusioon purunes, oli juba hilja. Tankid olid tänavatel. Käerauad olid randmel. Ja vabadus oli kadunud. Täna, kui me vaatame tagasi 1940. aasta sündmustele, me küsime, kuidas see võis juhtuda. Kuidas väike rahvas, kes oli võidelnud oma vabaduse eest ja võitnud, võis kaotada selle nii kiiresti? Ja vastus on alati sama, sest oli inimesi nagu Vares. Inimesi, kes uskusid, et nad suudavad mängida võimuga.
Inimesi, kes valisid oma mugavuse teiste elu ees. Inimesi, kes allkirjastasid dokumente, mida nad ei oleks tohtinud allkirjastada. Aga vastus on ka, sest oli inimesi nagu Ždanov. Inimesi, kes teadsid täpselt, kuidas kasutada selliseid inimesi nagu Vares. Kuidas leida nende nõrkused. Kuidas muuta need nõrkused relvadeks. Ja kuidas hävitada terve rahvas, kasutades selle rahva enda inimesi. Aga üks küsimus jääb. Küsimus, millele me ei tea kunagi täielikku vastust. Kas Vares oleks võinud teisiti teha? Kas ta oleks võinud öelda ei? Kas ta oleks võinud põgeneda? Kas ta oleks võinud päästa vähemalt oma hinge, kui ta ei suutnud päästa oma rahvast? Vastus on jah. Ta oleks võinud. Aga ta ei teinud. Ja see on tema tragöödia. Mitte see, et ta ei suutnud. Vaid see, et ta ei teinud. Ta valis uskuda. Ta valis loota. Ta valis mängida mängu, mille reeglid olid juba kirjutatud. Ja ta kaotas. Aga kaotus ei olnud ainult tema oma. Kaotus oli terve rahva oma. Ja see on asi, mida me ei tohi kunagi unustada. Sest ajalugu kordub. Mitte täpselt samal kujul, aga samas mustris. Ja see muster algab alati samast kohast, inimestest, kes usuvad, et nad suudavad mängida võimuga ja võita. Inimestest, kes valivad mugavuse tõe ees. Inimestest, kes allkirjastavad dokumente, mida nad ei peaks allkirjastama. Ja lõpeb alati samas kohas, vannitoast, kus keegi vaatab peeglisse ja näeb seal koletist, kes kandis kunagi inimese nime. Kas me oleme õppinud sellest midagi? Kas me mõistame nüüd, et vabadus ei ole midagi, mis antakse meile kord ja igaveseks? Et vabadus on midagi, mida me peame kaitsma iga päev, iga valikuga, mida me teeme? Või kas me mõtleme, et see oli ammu? Et see ei saa enam kunagi juhtuda? Et me oleme nüüd turvalisemad, targemad, tugevamad? Aga kes olid need inimesed, kes uskusid Varesesse 1940. aastal? Kas nad olid rumalad? Ei. Nad olid tavalised inimesed, kes tahtsid uskuda, et kõik läheb korda. Kes tahtsid uskuda, et keegi nende oma on võimul. Kes tahtsid uskuda, et homme on parem kui täna. Ja just see usk tegi nad haavatavaks. Just see usk lasi Ždanovil neid manipuleerida. Just see usk viis neid hävingusse. Ja küsimus, mis jääb õhku, on, kas meie oleksime teisiti teinud? Kas meie oleksime näinud läbi Ždanovi plaanist? Kas meie oleksime öelnud ei, kui meile oleks pakutud võimu? Või kas meie oleksime olnud nagu Vares inimesed, kes usuvad, et nad suudavad midagi muuta, aga kes lõpuks mõistavad, et nad olid ainult nukud? Ajalugu ei anna vastuseid. Ajalugu annab ainult küsimusi. Ja need küsimused jäävad meiega. Igavesti.